Tere tulemast vaatama saatesarja Vabavisked järgmist episoodi. Kellega me räägime? Meil hakkab tegelikult uus plokk, Mattias. Jah, meil on nüüd, kui kõik läks plaanipäraselt, siis on film nüüd kinos. Nii et kes pole jõudnud, siis ja tõesti kahtle, et no okei, vaadake siis see Vabavisked ära, mis just algas. Äkki veename teid ümber, täiesti kindlalt veename teid ümber minema, kui te nagu tuli ingeliselt ei tahtnud minna seda vaatama. Aga meil on Vabavisked. Kontseptsioon saatel on keerleb ümber filmi Kalev. Ja, suur film Kalev. Ja, nüüd kinos. Kutsusime siia, või allfilm tõi meile, allfilm on filmitootja, allfilm tõi meie ette selle filmi tegijad, selles filmis näidelnud näitlejad. Küsisime neilt mõne targa küsimuse, väga palju rohkem lolle küsimusi ja nii ongi. Ja täna on meil külas. No ütleme, et teine plokk filmi tegijatega algab tõelise pauguga, sest külla on tulemas Ove Musting, filmi režissöör, tõeline visionäär, tõeline atleet, väga mõnus mees. Hea jutuga võttis. Pika jutuga. Ja. Aga meil oli koos lõbus ja kui te kuulate tema juttu, et kuidas seda filmi teha oli, siis te kindlasti tahate seda pulli kinoekraanil näha, sest see on päris keeruline ülesanne olnud. Suur film Kalev, režissöör Ove Musting. Me vaatame settisin selleks sõuvärdel pätetiga. Kas te pärast lõikate ka seda või see läheb nagu... Me lõikame, jah, kui kuskil nagu liiga igavaks läheb, kui sa kogemata ütled midagi, et siis saame võtta villi. Aga ma eeldan, et see ei kogemata. Kas sa umbes nii istuks on ju, siis ma panen... Ei, pohhui, ma võin istuda, kuidas peab. Nii. Panen umbes nii võiks olla mikrofon. Nii või? Istu nii, et pallid on näha. Ei, ma mõtlen need. Toob pälter. Tilkus juba. Nii väiksed pallid, siin ei ole midagi näha. Sul on just väga hästi kuljus joonistub välja nende ükstega. Kuhu ma tulik? Ma tulin filmi müüma. Täna on meil stuudios inimene, keda ei ole vaja tutvustada, aga loen siiski ette mõned suuremad faktid tema kohta. Nii, meie külaline täna lõpetas 1990. aastal hõbemedaliga Pärnu 4. keskkooli. 1995. aastal Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna eripedagoogika eriala cum laude. Isegi võiks öelda. Töötas 20 aastat jaama esimesest päevast alates raadiojaamas Elmar. Lisaks raadiotööle on ta juhtinud telesaateid, teinud modellitööd ja väikseid näitlejarolle, kirjutanud laulusõdu Anne Veskile, Marju Lännikule ja Kaire Vilgatsile. Stuudios on Ove Petersell. Tere, Ove. Ja, ilmselge ma mõtlesin, et kuskilt see nagu CV hakkas kohe nagu esimese lausega lonkama, et ju see ei saa Ove Musting olla. Saetakse tihti sassi. See mõtled nagu välimuse järgi või nagu isiku järgi või? No üldse. Televisioonist oli lihtsalt, kus sa oled? Ove, kus sa oled? Ole Ove. Ei, tema on Ove, mina olen Ove. Ja selles mõttes küll, kui eesti keeles V ja 2 siis vähelduvad samamoodi tegelikult. Ei ole, või on või ju. Aga me on Ove. Kuidas siis tegelikult tunne on, ma ei tea, mis hetkel see saade või see mis iganes siin meil ka on, vaatajate ja kuulajateni jõuab, aga ma saan aru, et sa tuled otse, kui öelda, kirurgi laualt, aga operatsiooni toal lõppfaasist, operatsiooni lõppfaasist on meil õigus. Käib kibe. Mul tuli silmad ette kohe seljaopi laud, kus ma käisin, see oli niisugune jõnkad ja ma ei saanud üldse sinna peale minna. Kas praegu on sama tunne? Ei. Üldse pole täiesti erinev. Täitsa erinevad asjad. Ühte sa kardad ilgelt, aga teist... Vale metafoor võib-olla. Madis Tüür, meie... See, kes ta on meil? See, kes leiab raha kuskilt. Et me saaks ütles, et Ovel on praegu rasked ajad, mitte Petersellil, aga Mustingul. Et olge temaga leebed. Kas ta mõtles nagu rahaliselt või füüsiliselt, mis ta ma ei tea, et lõppfaasis on see on rasked ajad on, sellepärast et mul on
väike tütar kodus, 5-kuune ja naisel on veel raskemad ajad kui mul, sest et ta peab teda nagu käes kandma, ta ei ole nõus maas olema, ta on süles kogu aeg. Ja kuidas saab üks 6-kilone tegelane nii raske olla? See on ikka müstika. No. Ja samal ajal vaja veel mingi film lõpetada. Ja ma just täna siia sõites ühele sõbrale rääkisin, et ma olen täna tegelenud pool päeva mingite asjadega ja lõpuks on, kui sa küsid, mis ma täna teinud, mitte midagi. Kogu aeg telefoni otsa, siis teed mingid asju arvuti ja siis jälle kustutad ühte teist. Ja... Aga filmiga ei ole täna isegi mitte midagi nagu pistmist olnud. No sa küll tulid et müüma seda siia, aga... Aga ütleme, praegu on natuke rohkem kui 6 aega jäänud esinastuseni. Kui me seda filmime siin praegu. Mida veel teha annab praegu? Kas on midagi veel, annab midagi teha, annab midagi päästa? Sagori annaks ära vahetada. No päästa, see on ikka, et sa võid teha 6 aastat filmi ja lõpu finišis on ikkagi jäävad mingisugused viled ja kellad just nagu lihvida. Et meil on VFX filmis nii kohutavalt palju, et ma ei tea, kas nii massiivselt, need olid erinevad, olid Tõe ja õiguse puhul, aga meil on nagu erinevad, et see veel eilegi käisime tunde, vaatasime mingit üle ja tegime pisiparandusi ja muutusi ja et see on see, mis praegu, mille meil praegu tähelepanu läheb, aeg kulub. Lihtrahvale siis VFX on? Visual effects. No visuaalne maailm, mis meil nagu põhiasi, mida me tegime, et siin ei ole, et me loome külasid ja kosmost, vaid on tegelikult palju lihtsamaid asju, et meil näiteks Kalevi hall, meil on vaja 90-91 aasta Kalevi halli täpselt sellise lookiga saada, nagu ta siis nagu välja nägi ja see on meil filmitud üles Saku Suurhallis ja need näevad 2 erinevat kohta välja, nüüd me pidime muutma kogu selle tausta ära, kõik on välja lõigatud ja asendatud, ehk et 3D's ehitatud see hall. Ja kui sa peale vaatad, siis mõtled, et see on ju Kalevi hallis filmitud. Eiki Luts teeb seda? Kogu Frosti meeskond, jah. Seal on väga-väga palju nii Eestis kui ka Ukrainast kui ka Indiast ja meeskond, kes seal taga on hästi-hästi suur. Ma korra vahele kuulajale, tavakuulajale, et stuudios siis ei ole Ove Petersell, meil on ikkagi filmi Kalev, režissöör Ove Musting, lihtsalt täpsustus, muidu me vist lendasime kohe teemast ja eeldame, et kõik teavad. Ma mõtlen ka sassi minema, et kes ma siis täna olen. Kas televisiooni minna vaja? Aga esimesed asjad esimesena. Kas keegi pani sulle selle seemne pähe? Või sulle öeldi, et tee see töö ära hästi, et Eesti riik vajab seda filmi. Kus see idee tuli seda filmi teha? Oli see su enda kirekas või oli mingi produ helistas, et kuule, et Kalev oleks päris tuus ja tule lavastab? See oli, algus oli sedapidi, et Maria Dvjusko kutsus Vaibale, küsis, et mis sa arvad, et sihukene mõte on ja tol hetkel oli Martin algus nagu seda juba ka alustanud ja ma olin kohe nõus, et sest et see, mina mäletan seda sündmust, kus ma olin siis 13 või 14 olin, et ma mäletan seda aega, mäletan seda sündmust ja ma mõtlesin, et Jesus, miks keegi sellest nagu siiamaani lugu ei ole teinud. Aga loomulikult see ülesanne oli üle mõistuse nagu suur ja raske, aga niimoodi see alguse sai, jah. Aga sa oled ise Põlvast pärit? Jah. Aga sa praegu elad? Harjumaal. Harjumaal ikka, et naine ei ole liiga kaugel lapsega. Et sa saad vahepeal käia aidata. Ja tehniliselt võttes ma elan ikkagi Põlvast juba rohkem eemal, kui ma olen seal kunagi elanud. Aga kui sa oled Põlvast sündinud, siis, või ma ei tea, meil kunagi arutasime sõpradega, et nagu, et on 2 sorti, ühed tulid ära ja ütlesid, et ärge jumalast öelge, et ma sealt pärit olen, et ma olen ikkagi nagu Tallinnast ja siis mõtlesin nagu, mis nagu see Tallinn nagu siis nagu tähtsam on, et minust on nagu auasi mäletada, kus sa nagu pärit oled. Sest ma mõtlen, et tartlane on ikka näiteks selline inimene, kes ikka, ta on ikka, ma olen tartlane. Ta ütleb seda ise. Ta ütleb seda ja ta on see särk on Tartu ja kõik. Tekkel peas. Aga Tallinnaga ei ole kunagi seda seoses, ma olen fucking tallinlane. Ei ole seda, et sa peaks olema mingi Tallinna särgi selge. Me lihtsalt sõimame maakateks kõik. See on, ikka kuri vaim, ma olen ikka nagu teistmoodi kunagi tähele pannud. Ikkagi tallinlased olid ka nagu tundsid hästi. Aga see oligi naljakas. Mul
kunagi siis, kui ma tulin Tallinnasse ülikooli, siis ma sain aru, kui jabur see maailm on, et mina olen Põlvast tegelikult 5 kilomeetrit väljas Kiuma külas, metsa sees, talus ikka nagu täis nagu maa-ass. Ja need, kes elasid nagu Tännassilmas 2 kilomeetrit nagu Põlv lähemal, ütlesid, et maakad on ju. Siis Põlva omad ütlesid Tännassilma omadele ka, et on maakad. Ja mina nagu maakas on ju. Tartlaste jaoks on Põlva nagu, seda on maakad ja siis Tännassilma on maakad ja mina olen maakas on ju. Ja siis on Harjumaa omadele Tartu. Kuule. Ja siis saad aru, et siis on veel Tallinn ja siis on veel Kesklinn ka veel. Ja siis on veel inimesed, kes õpivad kultuuri ja kõrgeid kunste. Nende jaoks on nagu et kui sa mõtled, kus ma pärit olen, siis et ma ei... Inception, mitmetasandil. Väga mitmetasandil. Kuskil on see Põlva oss veel. Aga muidugi, ütleme meist ikka kaugemal on Võru ja Antsla ja Valga ja... Mis kõige madalam Eestis on? Kõige naljakam on see, et need on kõrgemad punktid ka veel, vaata. Madalamad punktid on vist ikkagi siin rannikul. Kui sa nii võtad. Good save. Aga kuidas sul, kui sa tulid kas sa kooli tulid siis otse seda sama eriala õppima, kus sa oled nüüd maandunud või? Ei, ma läksin tegelikult, ma tahtsin saada sisse lavakasse lavastamisse, aga Mart Normeti isa ütles mulle, et noormees ikka raamatuid peab lugema. Lihtsalt 4. mis oli siis 4. voor, kus uuriti kõiki selliseid korüfeesi nagu Stanislavski ja ma tõesti on lugenud selle peale, aga sellepärast ma enda arust sinna kooli läksingi, et tutvuda ja natukene nagu õppida. Tuli välja, et ma oleks pidanud juba palju varem omandama vähemalt esimese kursuse. Lavaka omad, ma arvan, need on nagu kõige. Kui sa oleks seal käinud, sa oleks praegu siin nüüd sall üle, sa poleks Kalevist filmi teinud, sa oleks sall üle ümber kahe. Lavaka omad on lihtsalt Omikanuga saates, sest tulge siia, lavaka omad mingi, ma ei tea, mitmes lendist Jaadega üle Põlve, räägime, mis meil pulli ikkagi sai see lavaka ikka, kui see Komissarov, need on need, lihtsalt me mõtlesimegi, et kui me anti kätte see ülesanne, et tehke Kalevi näitlejatega intervjuu, siis ma mõtlesin, mida siin üldse intervjueerida, ta lihtsalt paned istuma, räägi, kuidas oli, okei. Palju vaja on täita, 45 ja panen topelt. Aga natuke vaatan, teil on natuke nagu kade meel ka, et oleks ise tahtnud lavakasse. Ei, absoluutselt mitte, ma pole elusest tahtnud näidata. Ma ka vist sinna ei julen. Ja nüüd on rohkem laval, kui paljud näitlejad saavad. Kas pole paradoksaalne? Aga mu vend sai sisse ja siis 3 kuud oli ja tuli ära. Ütles, et minust taheti seal teha kedagi teist, kes ma ei ole. Ilmselgelt taheti teha. Näitleja puhul, see on niisugune väike aspekt, millega pead arvestama, et sa pead olema aegalt keegi teine, kes sa nagu päriselt ei ole. Ja kui sa sellega nagu arvestanud ei ole, see on päris raske seda tööd teha. Aga kaua, räägime filmist ka korraks. Just. Et kaua see protsess lõpuks nagu aega võttis ikkagi, et nüüd see asi linale saada? Kus juures, mul on see täpsem küs ka sellele. Nii? Mis ajast sul esimene fail kaldkriips kirjutis selle projektiga seoses? Palju parem küsimus kui meil. Ma otsisin taga mingid märkmeid, siis ma nägin, ma 2016 esimese kausta teinud arvutis selle filmiga. See ei motiveeri üldse ise ju filmi tegema. Ma arvan, et filmi tegemine on niisugune sadomaso niisugune vorm on. Et inimene teab, et see saab olema valus ja raske ja sa ikkagi lähed. Võtad selle musta dildo. Et ikkagi lähed. Jälle koopasse see õun suhu ja dungeon. Aga oled sa mitu korda sulle ei öeldi? Kas see oli mingi hetk, kus sa tegid mingi taotluse ja siis öeldi nagu täiesti nagu ei saa üldse mingit raha ja siis jäi nagu riiulile aastaks või kogu aeg tilkunud veidi? Ma ei mäleta vist alguses mingites voorudes ikkagi me ei saanud toetust peale. Jumal hästi mäleta. No ma räägin, praegu on saanud mingi 6 aastat sellest. Et see on üks hullemaid nagu selles mõttes hullemaid projekte, et mitte eelmine kevad, üle-eelmine kevad, kui esimest korda koroona tuli, siis oli ju niimoodi, et me talvel tegime esimesed võtted äkki veebruaris. Siis kevadel pidime nagu
ülejäänud tegema. Ja siis tuli koroona peale ja siis lükkus edasi, siis lükkus november edasi, kogu aeg lükkus edasi, kogu aeg valmistasime, oleme jälle valmis, teeme proovi, oleme valmis, siis lükkus jälle edasi, lükkus eelmine ja siis kuni eelmine kevad. Ja ma kogu aeg sain niimoodi, et hoidsin ennast koroonast ilusti eemal ja siis üks päev enne nagu massivõtteid, kui meil pidime, see vist oli mingi teine mäng, mis filmis on CSKA-ga mäng, siis ma olin kodus ja siis iPadi vahendusel pidin juhendama filmi tegemist. See oli, kuna ma olen nagu multikaamerat teinud, siis mul nagu ei olnud see nagu võõras, aga see oli ikka absurd küll, et teised istuvad saalis ja jooksed ringi, siis härra istub kohvitassiga kodus, vaatab iPadist nüüd. Eesti rahvale ka siis, et see on sinu debüütfilm, on ju? Täispikk nagu film, ja. Aga millega siis muidu tegelenud, sa lugesid ette? Ja ma lugesin ette küll. Just nagu lühikaid, ma olen leidnud lühikaid kunagi 2005 oli Vanameeste paradiis, siis oli Kallis sõber siin taustan Jaan Pehkiga, siis oli kunagi vist 30 minutit vaikust, siis on mingi hunnik muusikavideosid ja reklaame ja ühesõnad isegi sina mängin koridorist tööd vastu, siis mul tuli meelde Telia reklaam. Sellega oli mul väike kana ka, sellel võttel, enne kui me laiali läksime, sa ütlesid mulle, et kui ma kunagi filmi teen, ma võtan su kindlalt sinna. Kus on? Kus on? Ja siis oli mingi Jonathan Peterson. Ma poleks pidanud midagi tegema muutmagi. Natuke sama, kusjuures siis sa olid veel nagu saredam ka, vaata, kui nad filmima hakkas 2016, siis sa olid täitsa naga. Ei no ma võtsin selle, see oli liiga noor, vaata. Aga näete, kõik näitled on 20 aastat varemast kaasa. Meil oli Howard Fryer oli siin, kes oli 44 filmides, aga George Jackson oli 24 vist või midagi. Aga ei petab ära. Ma tahtsin sult ka küsida, et sa näed nagu noorem välja kui mina, aga ma praegult su mingist, et millal see, kui vana sa selle mängu ajal olid, sa oled tõenäoliselt minust. 7 sündinud. Peaaegu 9 aastat vanemust. Mis sa teed? Mis on see nagu päikse käes olemine või liigutad ennast või? Solaarium, massaaž. Kui sa on ju nii-öelda, kui sa Woldi läheduses ei ela, Wolt ja Bolt Food. Pean ise tegema, see ongi. Aga tõuksiga sõidad? Ma sõidan selle suure tõuksiga, millel ei ole mootorit peal. Ehk kickbike'iga. On jah? Jaa. Et sellega käisin, meil Lõuna-Eestis oli MM oli ja just see nädalavahetus oli meil Taevaskaas oli Salamaa, metsasõit, põhimõtteliselt sõidad tõukarattaga downhill, uphill 20 kilti metsas. See on päris, ma soovitan, see on väga, väga raske. Okei. See on nagu tavaratas või? Ei, see on ikka, ta on kickbike, vaata ta on selline suur, esiratas on sama suur nagu on tavalise jalgrattal. Väntasid ei ole, ülekannet ei ole, ketti ei ole ja tagaratas on natuke väiksem. Aga siis sul peavad need suured vuntsid ka olema. Ei, see suured vuntsid on ikkagi, suured vuntsid on olnud TikTokil see, kus ikka väntad vaata, aga sellel ei saa vuntsi olla. Vuntsi saavad ette. Kurat, ma mõtlesin just selle jutuga, see Segway katus kuidagi ühtäkki ära. Segway. Jah, aga seal vist... Ei, seal oli, ma lihtsalt vahepõikene praegu meenus, oli siuke asi nagu Segway, see on nagu minidisk vist, vaata. Et kõik küsis, minidisk on järgmine asi, vaata, ja siis tulid mingid muud asjad asemele. Ei ole näinud, jah? Segway algus oli kõik mingid paksud sõitsid ringi, need on kõik samad paksud tõukside peal. Segway'd on, jah. Või siis ikkagi mingitel võtetel keegi kasutab vahepeal? Ma ei tea, jah. Ei, Segway'd me kasutasime filmivõttel ka päris palju. Et meil oli lihtsalt... Meil oli Steadicami operaator oli seisis Segway peal ja lihtsalt olid, kui meil oli nagu mingid rünnakud, siis neil oli vaja, inimene ei suuda joosta, ta pidi kaameraga jõudma lihtsalt kossumeestest ettepoole, kui ühed jooksevad täie rauaga üle põllu, siis see no way jooksed neile seal ette ja ringiga veel, eks see oli Segway ainukene, aga see oli päris jõhker, et see kiirus, mis ta üles võtab, see oli päris suur, päris ohtlik siukene aparaat. Aga võtetel on ta hea, seda kasutatakse päris palju. Kossumatsid näevad väga realistlikud välja minu siukse nagu mitte tugitoolispordi inimese jaoks. Et nagu kui raske on üldse nagu lavastada seda kossumatsi, see tundub nagu, et pead nagu, see on nagu nii dünaamiline
asi, mis seal platsi peal toimub ja kus kogu aeg on cut või kui sa lased neil mängida seal või kui pikalt või see tundub nagu maagia. No see ongi nagu planeerimine, et näiteks kus ma sulle ütlen, mõnes filmis sa võid näha, kus on lõigatud hästi nagu tihedalt kokku, aga jällegi ma ei hakka siis nimetama, mõnes filmis sa näed ainult seda, kuidas kaamera on kõrval, võtab ühe peale viske ja liigub ei tea kuhu ära või siis on iga vise on nagu katina, aga ma tahtsin, et meil oleks nagu see usutavus oleks võimalikult suur või in the max ja sellepärast tegelikult me alustasime üldse seda, et filmi ütleme lõpu nagu viimased minutid on üks ühele, mis on nagu päris mängus on nagu maha võetud, aga üldse kõikide mängudega ma planeerisin seda niimoodi, et üks on see, et ma tean, kuidas seda üles võtta, aga teine on see, et kuidas see mänguskeem võiks olla ja me Kuusmaaga ja ka Howardiga tegelikult käisime neid skeeme läbi, ehk et Aivariga panime paika, mis oli nagu põhiskeemid, mida mängiti siis läbi. Siis see läbi joonistasime üles, vaatasime, kes mis võimete kohaselt on, mis rolliga juba selle järgi võimelised mängima, tegime seal mingeid vangerdusi, mis kellelegi ei meeldinud ja seejärel saime nagu nii-öelda selgeks, mismoodi meil üks rünnak või üks mänguskeem välja näeb. Seejärel ma joonistasin lahti selle, milliste nurkade all seda võiks näidata või kuidas ta oleks nagu hea või usutav või kuidas ta oleks ka nagu ägeneks välja, mitte et lihtsalt, et teeme ära, vaid et kuidas ta oleks ka võimalikult efektne ja jällegi nurgad, mismoodi, siis me harjutasime tegelikult nagu võtame ühe mängu ette, eks ju, kõik mängud on eraldi läbi harjutatud. Ja võtame ühe skeemi ette, näiteks ühe rünnaku, mängime läbi, kus keegi asus ja selle järgi me hakkasime trenne tegema, siis me hakkasime kõigepealt tegime trenne poistega üksinda, Aivar tegi nendega, poisid tegi üldfüüsilist veel igaüks eraldi veel, mõned käisid veel teiste treenerite juures, aga Kuusmaaga koos mängisime nii-öelda skeeme läbi, siis võtsime hiljem juurde tõenäoliselt vastased, kes profid mängivad meil vastu ja muidugi kõige keerulisem selle juures oli see, et kõik pidid mängima niimoodi, nagu nad ei teaks, kuhu pall läheb. Et see on nagu kõige raskem selle juures, et kuidas feikida seda, et sa tead, et rünnak läheb sinna ja kuidas nagu seda nagu mitte ette ära anda. Ja ongi, et ma tahtsin, et montaaž või mängu osa ei oleks nagu absurdselt nagu kiire või liiga tihe. Teie lõpuks oskate öelda, kas teie jaoks on see liiga kiire või ei ole. Aga lihtsalt sa mõnes filmis näed, et on see siis jalka või koss või mõni muu spordiala, et lõigatakse hästi kiiresti, tihedaks kokku, et peita nagu kõik nagu konarlused ära, et sa ei saa aru, et kui hästi või halvasti keegi mängib. Fast and the Furious siis käigu vahetus, vaata. Teisest. Taken 3-s vist ka Liam Neeson. Ei see on põhiline, see käik vahetatakse üks jalg, teine jalg ja juba rakett sõidab, on ju, et aga kuidas on ju, et see on umbes sama asi, et ma ei mäleta, kes oli meil Kossu nagu spetsialist, kes ütles, või keegi ütles seda minu arust lausa nagu niisama mööda minnes, et ärge unustage ära siis, et mis toimub nagu, et ärge hoidke rünnaku peal, vaid pigem nagu mis toimub korvi all. Ja ma vaatasin ka, et see on päris äge, et tegelikult, spordiülekanded on teine asi. Seal sa saad jälgida ja sa ei tea, mis ette juhtub, on ju. Aga tihtilugu ongi see, et kui mehed jooksevad positsioonis, siis tegelikult seal korvi all käib võitlus, aga hoitakse tihtilugu ühte venda, kes nagu üksinda ründab, nagu ta üksinda nagu juhiks, ta juhibki, aga ta ei tee kogu mängu, et seal all on palju huvitavamad nagu võitlused toimuvad. Ja siis oligi, et kuidas näidata seda ja kuidas näidata samal ajal seda, mis toimub korvi all ja samal ajal, kes ründab ja kõik see toimub ju tegelikult päris elus murdosa sekunditega. Ja teine muidugi challenge, mis oli see, et tänapäeva rünnakud on kohutavalt kiiremad ja me vaatasime ka siis seda mängu, mis mängiti siis 90-tel nagu päriselt. Ja saime aru, et kurat, see on nii aeglane, et seda ei viitsi küll keegi vaadata. Siis me püüdsime leida seda teed nagu seal kuskil vahepeal, see, mis on täna ja see, mis oli siis. Droogid on paremaks läinud ikka vist. Droogid on, kuule, kui sa vaatad tänapäeva neid korvpallureid, siis kõik on siuksed nagu triatleedid, kõik on nagu jõhkrad põkid, aga 90-ndatel olid
noh, andke andeks, aga Pereisad paljud tundsid suvalised vennad lont üle põllu ja. Ei no on, see Sagor on ju tegelikult nagu palju atleetlikum kui Sumo ise Kuusma on ju. Kui tollel pildi järgi küll. Ja. Spordifilme vaatasid enne palju läbi ka. Spetsiaalselt ei vaadanud, noh, need, mis oled ennem näinud, et Rocky. Ma arvan, et ma ei mäletanud Hoosiersi selle Gene Hackmaniga ja Blue Chipsi ma ei mäletanud ka, et ma olin näinud. Et vaata need sport, noh, kui sa räägid kossufilmidest, spordi, noh, ma ei tea, Moneyballi teavad ju kõik või mis on ägeda, ma arvan, et on, see ei ole nagu, noh, kuule, come on, noh, see on ju esimesed filmid, mis üldse nagu nägid, siis mis siia toodi siia üle piiri ikka ju kõik siuksed. Just see Sovjedi Rocky 4, vaata lõpus seljatatakse Nõukogude Liit põhimõtteliselt, sama lõpp on nagu Kalevil ju. Mis see trummifilm oli? Trummari film. See oli hea, see oli Whiplash. Whiplash. Üks mu sõber ütles hästi, et nagu tema review sellele, ta on veidi siuke snob reviewer, siis ta ütles, et põhimõtteliselt spordifilm ju. Et nagu Whiplash lihtsalt, do it, motiveeriv mingisugune väiksed käärid treeneriga, bla, lõpuks Aga samas seda võib, niimoodi saab iga filmi kohta öelda, põhimõtteliselt spordifilm. Kalevit vaadates veits oli nagu, mul korraks oli, mis see võrdus oli, et see Nivel Marmortahvil Kossuga. Et poisid jälle lähevad, teevad penkudele säru. Lihtsalt kaamerad on paremad ja kuued on teistsugused. Ei ole kuule, aga põhimõtteliselt iga spordivõistlus on ju põhimõtteliselt on ju lahing, et ta on üks ja see sama. Et ja kui sa mõtled kogu selle, jällegi mis on ajalugu, mis selle välja mõeldis, kogu selle, ma ei tea, Kaleviga nagu selle teekonnale või siis see ongi päris valus nagu lahing või jälle uuesti, et ja noh, see kui siis lõpuks sa oled jõudnud juba sinna nagu nii-öelda finišijoonele ja siis noh, on täpselt see, et tungiti Leetu Lätti sisse, et aga nüüd on nii, et ärme siis üldse enam mängi. Et päris... Aga kuidas see Eesti rahvale ütleks, et miks seda filmi on nagu vaja 2022. aastal? Miks seda vaja? Tükike meie ajalugu ja väga hea film on. Super. Ei lihtsalt väga palju, ma küsin seda mitmetelt ja kuidagi on see filmi vaadates, siis ma tahaks seda suurelt ekraanilt näha, aga lihtsalt see kuidagi mõnes mõttes see temaatika tuleb jälle tagasi. Noh, nagu poliitiliselt ja kogu see jant, et see oli nagu, siis oli see ajastu nagu hakkas lõppema ja tundus, et nagu midagi elget on vist silmapiiril, oli mingi ohumärgid, jälle tuligi see Leetu tungimine, kõik see. Aga praegu nagu vastupidi kuidagi läheb nagu süngemaks tulevik või kuidagi, ma ei tea, et selles mõttes selline huvitav kogemus oli seda vaadata uuesti, et nagu mingid vastikud need noodid, mis sealt läbi kajasid, need samad teadmatus poliitilise olukorra suhtes ja kõik see, et selles mõttes see... Tead, sellega naljaks, et kui seda kirjutasime, see oli juba, ütleme, stsenaarium lõpus, ütleme, et tegime Mehispihlaga, algul oli ka Martin algus, aga temal tuli oma elu ja tuuled ja siis ma tahtsin selle oma näo anda ja ma võtsin hiljem Mehise veel juurde. Ja see, kuhu me jõudsime, oli nagu, huvitav oli see, et kui me vaatasime, nagu tuletasime ajalugu meelde, siis see kogu see meelsus 90. nagu alguses, 91 oli, ma räägin nüüd enne kui nüüd see sõda hakkas, eks ole, talvel, oli üsna sarnane ja mõtlesime täitsa jabur, et me oleme tegelikult, mis nüüd on 30 aastat hiljem, täpselt samas seisus. Et tegelikult midagi ei ole muutunud. Teistsugused tüübid räägivad, teistsugused inimesed, aga natuke teistmoodi, aga probleemid on täpselt samad. Ja siis, kui sõda peale tuli, me tahtsime treileri ju lasta veebruari lõpus välja, siis me vaatasime, et me ei saa seda teha. Et see võib tekkida tunne, et me kasutame olukorda nagu praegu ära.
et see tundus nagu jabur ja loomulikult see film on täna nagu teistsuguse kaaluga või tähendusega, kui ta oli enne veebruari lõppu. Et see on nagu selge, et kindlasti on inimesi, kes seda nagu tänu sellele hakkavad täie rauaga vihkama ja on neid, kellele see väga palju tähendab või korda läheb. Sest et ma usun, nii mõnelgi tuletab seda olukorda meelde, mis oli 90-te alguses, 90-91. Et ja hirmutav on jah, et see midagi ei ole muutunud. Ajalugu korduvaid riimub, ongi just see nagu, et kuidagi midagi, see ole mu enda öelnud. Mis ajalugu kordub või? Et ajalugu ei kordu, vaid riimub. See on üks siuke tark väljend. Et öeldakse, et ajalugu kordub, aga tegelikult on nagu laienda seda. No see ongi, et ta nagu midagi on sarnast, riimub, et ta nagu ei juhtu midagi sama, kõik kardavad, et juhtub midagi sama, täpselt sama, et tuleb mingi Hitler või keegi, aga lihtsalt ta nagu tuleb hoopis Hitler. No umbes nii, et nagu jah, et ta nagu midagi seal, mulle tuletaski kuidagi siuke Tenetit, see nagu veits nagu et nagu see kogu aeg tootub. Aga selle vaeg said aru ainult, jah? Ei, lihtsalt see oli see, et nagu vaata, et kui ma seda filmi vaatasin, siis nagu tundus, et praegu läheb nagu tagurpidi sinna poole nagu hetke moment, vaata, et siis ta jõuab sinna pincer movementi lõpuks, vaata kõik jõuab, pakit nagu, et nagu siis tundus nagu, et kõik lähevad lahti, nüüd tundub jälle, et nagu see ajalugu tõmbab kuhu. Et ei, siuke veider jah, et ja kõik need kaadrid, mitu mängu seal filmis üldse on, ma ei... Ma pakun puusalt 6. Äkki kuskil seal jah, ma ei mäleta enam, võib olla küll jah. Äkki oli. No, vaata ja kuule ja kontrollige üle. Ma tahtsin tegelikult seda küsida, et kui hakkavad tulema need arvustused, eesti keeles, revüüd ja kui on suured pealkirjad, et Ove Petersen Ove Mustingu spordifilm, Kalev, kas siis veidi nagu riivab, et tegelikult see on lihtsalt film. Ärme ütle, et see on, ärme suru mingisse, et see on nüüd mingisugune sallid kaelas spordimeeste tõmblemine või see on siuke okei välja. Tead, see ei saa inimestele sõnu suhu panna. Muidugi ma tahaks öelda, et see on nagu, et see mängufilm või sporditriller või draama pigem, aga on inimesi, kelle jaoks, kui toimub sport, siis see on juba halb, on ju, ja iseenesest on sport juba halb ja mis ma sinna ikka teha saan, Okay. Kirjutagu, mis sülg suhu toob. Okay, selge, väga tervislik. Aga me siin proovime Kaarliga ka vahepeal niimoodi lavastaja rollis olla ja ma olen enda puhul pannud tähele seda, et mulle see on nagu selles mõttes mega raske töö. Et mind kõige rohkem häirib see teadmine, et kui midagi persse läheb, siis kõik pilgud on sinu peal, et mis me teeme nüüd? Kas sul on, millal sul see nagu see enesekindlus tekkis, et sa oled nii, et täispikk film Kalevist, vabalt teeme ära? Ma räägin, Sadomaso, Polegi. Peab meeldima. Peab meeldima. Põlva speed ei teke paha. No kuule, iga siukse, eks iga sellise suurema ettevõtmisega ikka võtab nagu jala värisema või see tekitabki selle pigem, et küsimused, et okei, mul on probleem, kuidas ma nüüd selle lahendan. Et minu jaoks on see nagu äge, et kui saab mingi raskemat ülesannet lahendada, sest kui ta oleks nagu kerge, siis ei viitsiks vist teha, et ma ei tea, kui ma vastasin sellele. Ei, mul on lihtsalt see, et tõesti ebaloogiline. Ei, kuule, ma ei usu, et keegi läheb nagu tõmbab rinna paljaks, ütleb, et mis asja, see on ju kõik niisugune, et eriti selle puhul, et see oligi nagu nii palju tegelasi, nii palju asju. Ma tean, kõige raskem oligi see, et vaata, kuidas teha seda, et meil on samal ajal toimub platsil tegevused ja samal ajal on platsi kõrval tegevused, ja need omavahel nagu kokku liita ja nagu sisuliselt kokku liita ja veel ja seda nagu filmida ka niimoodi, et ta on loogiline, et ta uuesti nagu ja seda dünaamikat, seda ma kartsin kõige rohkem, et seda on kõige raskem teha. Kõige lihtsam on see, et ühelt poolt üks inimene vaatab, teiselt poolt teine viskab peale, suur plaan kossu korvist, ükskõik kes selle sisse viskab, põmm tehtud. Et omavahel need nagu see dünaamika paika saada seda, et tegelikult ma ütlen, et
mul oli ikkagi, kas nüüd jalgväris või hirm oli, kui sinnamaani, kui me tegelikult tegime neid proove või ütleme trenne tegime, üks asi näitlejatega proovid, aga teine asi oli ikkagi Kossu mänguproovid ja eks mõnel oli algus oli ikka nagu issandama konarlik ja siis ma jälgisin kogu aeg Aivarit, tema on siuke kirglik inimene ja siis tema, kuidas ta vaatas seda ja siis mõtlesin, et kurat, et kas oli ikka hea mõte või on? Kas ikka pidi siukse ülesande võtma endale? Aga mitu, lõikan vahele kohe, et mitu duublit Sagoril läks, et see kaader teha? Mine persse, ei. Ma pean ütlema Peppu. Mina ei taha. Ei, see on suht alguses, nii et see ei spoili midagi ära. Sa mõtled seda 3 või? Jah, 3, et vist paar tükki pani järjest vist. Sellega on niimoodi, et selge on see, et meil on vaja nagu, ma ei tea, kuidas rääkida, ma ei spoili, et kuidas kehtestada seda, et inimesed uskuma jääksid, need mehed oskavad ka palli mängida. Ja eriti see vend, kes väga palju platsi ei saa, eks ju. Ja ma arvan, et see alguses kehtestab korraga ära lihtsalt need, meil oli tegelikult see, et me panime üldplaani valmis ja mul oli nagu, mõtlesin, et võtku või tund aega, aga tahaks selle saada, et siis me vaataja usub, kui üks mees saab järjest 3 sisse, teine saab sisse ja see tundus niimoodi, et kuule, et tulge nüüd mõistusele. Aga esimese duubliga see kõik juhtus ja teistega nii hästi läinud. Mis see tegelikult? Jah. Ja ei ma mõtlengi, et tegelikult, et see, kuidas Raimo nagu jookseb ja ka viskab, siis Aivar ise vaatas teda tunnustavalt, ütles, et päris usutav. Tema puhul on muidugi äge see, et kuna ta on ise spordi nagu taustaga, kui ta erinevad mingi paljamänge teinud, siis ta võttis väga kiiresti, et ta väga kiiresti sai aru, väga kiiresti hakkas mängima, et ta ongi, et õnneks või õnnetuseks see sama koroonaaeg, mis oli, andis meile aega, et kõik see trenni teha. Et oli aega lihtsalt rohkem mängida ja oligi, et nii mõnegi ehmatas ära, ma ütlesin, et peate võtma selle palli ja kodus lihtsalt istud teleka ees ja lihtsalt nagu, et ta peab olema nii käe sees, et sa ei mõtle, et kui keegi läheb ründama, ei ole see, et ta vaatab palli, vaid et ta on üks osa sinust, et sa tead, mis ta teeb, et on see ükskõik, kus see pall käib, et sa ei pea nagu vaatama. Kui sa vaatama hakkad, siis me saame aru, et profid nii ei käitu. Mul oli joja kunagi lapsed. Kas keegi nähvas sulle ka, et tee ise siis? Et kas seda ei tundnud, et sa peaks ise ka siis õppima sama leveli peale, et oleks nagu õigus? Kus ütelda, need trennid ja asjad, ma jooksin nendega ikkagi kaasa, et ma püüdsin maksimaalselt üles filmida ja samal ajal ma tegelikult ju mõtlesin välja, et kuidas seda nagu filmida, mis nurga alt see üleüldse nagu toimib, mõni asi, mis toimib, et sa saad selja tagant kätte küll, et kuidas ta viskab ja saab selle puhtalt sisse, aga samas see on kuradi igav. Ja samas ma tahtsin olla kaameraga hästi nagu lähedal või suures plaanis olla, aga sellega on jälle, kui sa oled seal, siis nad jooksevad lihtsalt kaamerast läbi. Aga meil ka seda oli, et kus Stedimees jooksis ju platsil tüüpidega kaasa. Ja siis on ka see, et kui sa mingid tihedamad nagu stseenid, et vaadake, et jumala eest nagu meest maha jookse. Et siis ta samal ajal Stediga sõidab selge ees. Ja kuna ta sõidab selle Segway peale, siis ei ole võimalik teda turvata ka. Muidu veel on, et ma olen küll läinud, et kuskil jooksed, Stedimehel hoiab niimoodi kratist kinni ja siis liigud temaga tagasi. Et ise saad kuskile vaadata. Aga Segwayga, seal oled, ma ei tea, 30-50 kilomeetrit tunnis ja siis vaata, et äkki ei ole nii kiire, ma ei tea. Aga sul oli teisi projekte ka samal ajal paralleelselt? Sa mõtled nagu filmi või? Ei, mitte filmi, üldist muu töö ka veel. Eesti Laul vist sai siis 18-19 läbi minu jaoks. Aga mingid, muidugi kogu aeg oli mingid asja, aga mida ma küll tegin, mis on väga mõistlik majanduslikult, aga ma vaatasin, et selle filmi tegemise ajaks, kui mul võtted olid, ma võtsin muudest asjadest ja pakkumistest välja, sest ma tahtsin keskenduda ühele asjale, et võiks ühe asjagi korralikult teha, sest et muidu on kogu aeg. Palju see eelarve filmil oli? 2,2 miljonit. Palju Tõel ja õigusel oli? Ma ei tea. See oli see Eesti 100 papp oli taga. Tõel oli circa sama suurusjärk.
Okay. Aga kui sa võtsid nagu, noh, et saaks ühele asjale keskenduda ainult, kas seal seda ei tekkinud, et sa oled nii harjunud panema 5 rauda korraga, et siis on nagu nii, et mis veel pean mõtlema nüüd Kalevi filmist või, et nagu nii palju vaba aega järsku tekkis või ta nüüd vägis kogu aeg oli? See, noh, ma ütlen, et see, et ma arvan, et vaataja ei kujuta ette nagu, milline nagu eeltöö maht on selliste asjade puhul ja selle filmi puhul veel eriti, et ma pidin enda jaoks väga palju asju selgeks saama, millest mitte midagi ei saanud aru ja lisaks, et kuidas seda nagu võrrandit nagu lahendada nii, et see kõige nagu mitte, et sul ainult õige vastus tuleb, vaid et aga ta oleks äge vastus. Et see, see filmivärgiga on jah alati see, et istud selle kinotoolis ära ja siis mingi vaatad sõbraga, sa ütlesid talle nachoosid, tilgub siit, vaatad ära, siis vahepeal korraks magamist scrollid, siis tuled välja, no siuke keskmine. Siis tegelikult see, mis seal taga, vaata filmi taga sa oled magamata, kuredi, ma ei tea, lapse sündi ei näinud umbes osadel näitlejatel, kõik, mis toimus nagu, siis sa oled see just ja ma ei tea, see polnud nagu midagi erilist. On päris klassi kokku tuleb 3. Aga ma just jätkates seda Ove Musting. Kurat, ma paber endalgi sassi. Ove Petersen. Nii, sa oled režissöör. Nii, õige. Sa tegeled mesindusega. Ma tegelesin, ma panin selle holdi peale. Kuna mul tegelikult juhtuski võtete käigus oli see, et vaata, sa pead suvel, kui nad hakkavad nagu rohkem tootma ja ütleme, pesakond laiendada ja ka näitlejatel, siis on vaja kogu aeg nagu kättpidi juures olla ja ma nägin, et mul seda aega lihtsalt ei ole ja aga ei ole vaja, et sutt saavad ka nagu strateegilisse kohta. Kui sa palja kellaga käid seal, siis muidugi. Ei, ma mõtlen. Aga ikka arukas mesinik püüab ikka püksid jalas hoida, kui seal mesindamas käib. Nii. Ei saa üle ega ümber Winnie Puh. Mis? Winnie Puh. Nii. Kas see tuli, Winnie Puh oli enne või pärast mesindamast? Oi, issand, see on nii ammune asi. Nagu Winnie Puh ja mesi, noh. Selles mõttes. Ei, selle pole meiega ei ole Winnie Puhil mitte midagi pistmist. Winnie Puhi mette ei teinudki või? Kasutamata võimalus. Me istusime, ma ei mäleta, kas see oli 9. klassis või oli juba 10. ma ei mäleta. Klassivenna Robiga istusime klassis, mul oli plaan bändi teha ja muidugi esimene asi on vaja bändi logo joonistada ja nimed teha. Et ma nüüd oma uuele bändi Laednikele juba mõtlen merchi välja, aga meil ei ole veel teine lugugi välja tulnud. Et sama ajalugu kordub. Winnie Puhiga oli see, et kirjutasin igasugu, ma ei mäleta, kas Angry Dog ja ma mõtlesin ikka mingi välismaa keele, ikka rets nimi peab olema ikka. Sest selge oli see, et traati tuleb teha, et ikka raju peab olema. Ja siis teine vend kõrvalt ütleb, et kirjutas nagu Winnie Puh. Mõtlesin, et nii nõme nimi. Mõtlesin, see on nii nõme. On 93 aasta alates? Ma ei tea, me siin vaidleme, kakleme selle vaheajaga kogu aeg, et millal meie nagu bändi sünniaeg on. Vaheaja oli kohe pundis või? Ei olnud, tema tuli hiljem. Meil algul laulis üldse Liisi Koiks. Rene Lukas. Renko oli meil laulja ja jah. Inst tuli vist 2 aastat hiljem. Kas tema oli nagu seal, kas teil oli nagu AC/DC-l oli või? Mis AC/DC-l oli, ma ei mäleta. No ta see... Nad tulid hiljem, ma ei mäleta. AC/DC-l oli see, et see esimene laulja lämbus enda okse kätte. Ja siis tuli uus. Ja siis küsisid, kas teil oli sama või? Ei, ma mõtlesin lihtsalt. Ei, see AC/DC-ga oli see huvitav, et esimene laulja lämbus enda okse sisse. Mitte sisse. Ja siis tuli teine laulja ja oli veel parem kui esimene. Selles mõttes ma mõtlesin, kas teil oli selles mõttes sama, mitte et ta oleks lämbunud enda okse kätte, aga lihtsalt, et kas oli teine laulja parem? No kuidas see on võrreld, täitsa 2 erinevat meest, aga ütleme Intsu puhul on, mis on nagu harukord on selline, et on palju inimesi, kes tema hääletämbrit millegi pärast ei salli ja ma ei tea miks, aga on inimesi, kes seda väga sallivad ja kui hakkad mõtlema, siis ega ma arvan, et tema häälega tüüpi, mitte ainult Eestis, vaid ütleme ka ikka mujal ilmas ikka väga ei ole, sest et
noh, on neid vanakooli hevimehi, kes suudavad ikka väga kõrgeid noote võtta, aga et keegi suudaks kädistada või laulda nagu niimoodi nagu noh. Tiina Turner põhimõtteliselt. Ja siiamaani nagu kõlbab raadios kasutada ta häält, et ma arvaks, et tal oleks ammu läinud see nagu hääl, et ta päris elus on nagu see. Ei, ma ei tea, kuidas ta nagu laivi lõpuks selle, see kõige jaburam on see, et teinekord mingites lugudes me laulame Silveriga kas back'i või mingid oma osasid ja ükskõik kui kõvasti me seal ka ei karju, siis me ei suuda sellest nagu kollist lihtsalt, me ei jõua, noh, temal tuleb neid hertsid tulevad igalt poolt läbi, temaga, ma arvan, et tema häälega võiks lõhkuda mingit betooni või maju, noh, selle pommi asemel kasutada või piinata inimesi. Või piinata inimesi, jaa. Ja mõtle, kui see KGB-l oleks olnud väga ja Viini puht ja aga kas seda ei olnud onupoja poliitika mõtet ei olnud, et las ta teeb Vinnikas teeks Kalevi theme songi või mingi siukse, et lõpuliitrid tulevad ja siis tuleb Vinniku ja oli mõte küll ja ma ise mõtlesin ka, et mängida Kuusmad, aga siis ma sain aru, et ei ole üldse tema moodi ja ei oska mängida ka. Aga samas see oleks päris ajanud Mel Gibsonit ja Bravehearti režissöör ja peaosaline. Jah. Ma võin nii palju öelda, et publiku hulgas ma olen ja sest me paljundasime publikut. Ja siis ma kuskilt enne oma siukse rolli küll. Peitsite mingisuguseid põnevaid asju sinna publiku liigutustesse ka äkki. Otsime siis üles. Ei, ma tahtsin veel jätkata. Mees kui orkester. Nii, Vinnipuhh oli nii. Rattamaratonid 1393 ja 1159 koht. Kui pikk rattamaraton? Kus selle välja võtsid? Guugeldasin. Need on ju avalikud. Mul on siiamaani Tartu rattamaraton, ma käisin tõukarattaga seal. Teised päid nagu... Teised sõitsid väntadega, mina ilma. Sellest tõik nii tagapäe. Aga paarsada inimest oli ikka minust tagapool. Mine lükka ise see maraton ära. Siis abielus 2019... Kas sa oled jõudnud mesinädalatel ära käia või? Oota, me käisime mesinädalatel üle eelmine aasta või? Samal ajal vist aastal abielus me läksime Itaaliasse. Me olime kavalad, mõtlesime, lähme turismihooaja väljas oktoobrikuus. Super. Põhja-Itaalias on samal ajal sama temperatuur nagu meil, kui mitte külme. Oli ja muidugi itaallastel ei ole ju seda mingit soojendust majades ja siis oli üsna siukene niiske ja külm. Aga romantiline. Sai vähemalt soojaks kütta. If you know what I mean. See on meil see kollane segment. Ja ma tahtsin küsida siia otsa hommikanuga toonil. Ove, kuidas sa seda kõike jaksad? Eri aegadel ju. Ei nagu ikkagi, Mattiase kohta tuled üles diivan, võttis alla, siis natukene mängida sõude treenerid podcast. Tegelikult sul tuleb ka ikka midagi kokku. Vaata, kõiki asju on võimalik teha, kui sa neid korraga ei tee. Aga näiteks samal ajal mesindada ja sõita tõukarattaga maratoni, no see ei ole nagu, seda saaks raudselt teha. Aga see... Pead rattad panema alla vist. See võib olla kellegile nagu ohtlik. Või siis Kalevi võtta ajal tõmmalt taruga seal, vaata nagu mingi... Kõik meeded. See võib hea mõte, see võiks motiveerida, vaata nagu, et ma siin teen ühe purgi lahti, kui siin ei jookse. See võiks jah, et kurat, fucking Ove loodet, tal on COVID läbi perse, kurat, tuleb jälle oma taruga siia. Mul kohe valmis kuti. Oli õige liigutus. Ma ei tea, mille nüüli võtad? Pesu, pesemisel. Kas see ei võta seda, mis on see mesi? Kärg. Kuidagi niimoodi ja siis paned siit mesilast maha. Ja... Käega, never, ikka harjaga see, sest nad ju ammustavad. Veel vaata Matisega mõelnud, mis hetkest tekib see nagu meestel, kes nagu... See on mingi seksuaalse frustratsiooni või... Hakkad mesinikuks või? Ei no vaata, või mingid kimchist purki panema ja mingid hapupurke või... Heips rahvas, ma tegin ka oma mingi kombucha joogi või... Ja, tulge 1000 versioon, mis poest saab. Ma võin teile öelda, ma täna kuna ma eile õhtul kõige lisaks
kurgipurgid, mingisugune 10 tükki, ma hapendasin neid, täna viisin need Sahvrisse ära ja kimsit ma teen juba mingisugune 7-8 aastat. Ei, see on korrelatsioonis sellega, kui kaua pole keppi saanud. Kurat. Noh, kui ma peksan sind täna, panen kimsi. Nojah, 6-kuune laps on ka, siis ma saan aru, siis tuleb seda kimchit väga palju. Ei no, speak yourself, no, et aga kuidas see kimchi ja mitte seksi saamine seotud? Ei, no minul on teooria, et mehed teevad asju kahel põhjusel, et selleks, et kas seksi saada või selleks, et seksi korraks ära unustada lihtsalt. No, et selles mõttes nagu see Kalevi film oli ka hommikul Liis Lemsona musa video, lähme filmi. Pandke kõige raskem film, mis üldse teha annab Kalev, see võtab mul 4 aastat elus, me peame seksi peale mõtlema natuke. Ja ärme näitlejaid ka võtab ja küll. Mis filmi saaks teha, kui see ole? Mis ainult meestest. Kalev, lähme, kutid pane. Sport. Kas lähme meie segmendi juurde äkki? Jah. Lähme ja. Ove Petest mul täiesti. Meie Kalevi režissööri Ove Mustinguga segment Lisaaeg. Oota, ma panen seda iga kord ununeb see. See ongi süke hea, kohmak saati. Lisaaeg. Ei, ja nüüd hakkab, see ei ole aja peale, aga meil on selline lisaaja segment, kus on mingi väike mängulisem osa. Ja siis meie mustvalge printeriga, kuna ka 90. alguses polnud väga palju värvilist printerit saada, on ju. Koolis oli väga kallis, siis meil on mustvalge pildimäng. Ja mängu sisuks on see, et sa pead arvama ka ära, kas detailil on Ove Petersell või Ove Musting. Alustame esimesega. Võid võtta lähemale. Lilleline särk või sükke mustriga. Kuule, me esineme laval ka kleitides ja ma ei tea millest lilleline. Ove Petersell ka, nii. Lõuajoone, hapet ei ole, see võin mina olla. Õige vastus. Ove Musting noorena. Me paneme pärast siia rahvale siia. See on sükke maastikuvaade või siis kas see on sinu peajoon või on Ove Petersell jama? No. Ma arvan, et mul on pea lapergusem, et see pole mina. Õige. Ove Petersell oli see. Neid on veel 27 tükki veel. Aga see on oluline mäng. Nii. See tekitab kahtlus, miks ma nii hästi teda tean neid. Nii. Kumba pidi see on? Sarraks. Kas Don King või see on? See võib olla see on ostab joamis keha osa võib olla. Kaenla alus. See on... Mitte mina. Õige. Ove Petersell. Nii, nüüd tuleb põnev. Kas sa arvad ära, sest Mattias mina arvasin. Sina vist... nii suur kõrv saab ainult mul olla. Kurat, sa tead ennast väga hästi. Õige vastus. Nii, oota. Ove Musting. Siin on isegi kõrvad väiksed. Päris ilus mees. No, miks ta pole? Kas selline švaans peast, kas Ove Musting või Ove Petersell? Mina see küll ei ole, kurat. Teed mingit räime siin, oota. Näed, mõtleb. Okei. No võt, ei teagi. Oleks värvilised pildid siis. Jaa, aga seda enam, see on värvilised, siis oleks liiga lihtne. Iga üks oskab öelda värvilised pildi järgi. Ma avastasin, et teie riietumisstiil veidike on sarnane. Nii et päris hea. No mina muidugi. See on dressikas, see on selle, ma ei tea, brände siin reklaamida, on ju. Ma ostsin kunagi üliammu, kui see Jaapani Inglismaa bränd. Ülikuiv või? No, ja ülikuiv tegi selliseid asju, kus ta ei olnud kirju.
ja ta on paks riie ja saad aru, ma olen seda dressikat lasknud järgi teha, ei ole saanud sellist, olen poodist otsinud, ei ole leidnud sellist ja ma käin sellega, see on auguline ja mul küsitakse, kas mul pole raha, et osta uued dressikat, aga mulle hullult see meeldib. Muidugi ma tunnen selle pillis ära. Ülikuiv. Mis see tähendab, ülikuiv? Ma ei teagi seda. Oi õige, nii, laseme veel kiiresti. Kas, no see on lihtne, kas pildil on Hitler või Ove Mustik või Ove Petersell? Vaata, mul on sellega lugu, et hõre karva kasv see mina ei ole. Jaa, õige, Ove Petersell. Ma vaatan kiiresti. Oota. Mida? Ma viskan mõned vahelt välja, sest oota. Üks oli hea, ja, see on hea. See karu või? Nii. See on hea, et publik ei tea, mida me näitasin. Nii. No võt. Minu kämmal, ma tean, see on nagu, mul on nagu isa käsi nagu labidas, ma arvan, et see minu käsi. Jaa, õige. Üsna vaatake, kui hot pilt. See on nagu Tom Hardy oleks peaaegu. Aga ei ole, on ju. Mis ajal see pilt tehtud on? Ei tea, 2005 või? See oli kusjuures sellise artikli juurest Areeni tulevikutähed, mis on neist saanud nüüd. Siin on väga siuke MMA võitleja energia siin. Siis ma tegin kõvasti jõusaali ja ei MMA-d ei teinud, aga jah, heas toitumises olin. Ja. Oota, nüüd nii, kas tegu on sinu juuksed või on Ove Peterselli juuksed? Ma ei tea. Jällegi liiga korrapärane pea, mul ei ole. Jah, õige. Loeme siis vastuseks ja loeme õigeks. Loeme õige vastus, Ove Peterselli jälle. Nii. Nüüd hoidselt niimoodi. Ma tahan siis tõhk välja sikkusega neid. Näitama val. Ustimenko või? Mis see käes on üldse? Tegu on noaga. Ahah, on sul Väits. Kurat, see ei ole mina äkki. Ove Petersell mõrvab kedagi. Ei tea, ei ole. Ma ei usu, et mina olen. Või tuli. Näed. Kus see tehtud on? Mingisugune tähistate mingit filmi, selle torti lõikan. No ma räägin, et oleks värviline pilt seal. See on ju halligi aru, mis see käes. Jaa, aga seda enam on põnev. Muidu on värviline pilt, siis on kohe. Esimene asi ma vaatasin, et mul on see sikuskan käes. Siis vaatasin, ei, sellel vars ei ole selline, see on palju peenem. Nii, ja viimane, see on lihtne, ma arvan. Kõrvad, mul on head suured kõrvad. Mul kuulaja kõrvad, see ei ole mina. Okei. Oligi täpselt. Petersell otsib ka vist seda pusa, mis ta samamoodi laseb. Kust saab? Kust saab? See oli väga hea Blend of America pusa. Oi, linn, kui palju neid. Ja, need oli nagu. See on Ove Petersell ja Ove Mustingu. Mash up või? No see on tõeline, vaat see on see, kui on detektiivfilmis, vaata, on see detektiiv on lõpuks täiesti segaduses, kumb mees on mõrvar. Punane niit ka just. Väga hea. Kas need on sama mees või ei ole? Jälitab. Kumb. Kas midagi veel? Palju sa honorari või palju sa lõpuks, kui 2,3 miljard, ma mõtlen, kas seal on mingisugune režissööridel Eestis mingi protsent? Gildi protsent, et 1% kindlalt. 1% peab tulema nagu režissöörile või on see? Ei tea veel, et oleks, aga... Kas võiks olla? Sest kinokülastuskasumit vist niikuinii ei jõua Eestis saabuda. Ma ei oska isegi vastata, ma ütlen, et see, kui küsimus on palju ma sain, siis ma loomulikult seda kommenteerida, aga ütleme niimoodi, et ükskõik kui palju sa või vähe sa saad ka, ütleme seda 6 aasta peal on seda igal juhul vähe ja teine, et ma oleks seda tasuta ka teinud. Siis järgmisena Flora lugu. Ei no kuule, see on, kus ma ütlen, on mõni asi, mida on lihtsalt nagu nii äge teha, et seal, no ei saa öelda, et raha pole oluline, muidugi on oluline, keda ma siin valetan, arved vajad maksmist ja raha on ikka hea,
kui teda on. Aga mõnda asja on nagu äge teha, et ma arvan selle filmiga ka, et ta on ikkagi minu jaoks oluline ja nagu ma ütlesingi, et ta on nagu nii tehniliselt kui sisuliselt nii keeruline, et see on nagu hea challenge oli seda teha, et ma siis ei nimetan filme, mida ma ei teeks. Rahalesti. See küsimus oli küll, kui palju see nagu, Kuusmaga rääkisite palju niikuinii, on ju. Aga siis mul on kogu aeg nime ära, see Malmsten, keda mängib, see peatreener, Mul ei tule ka meelde. See, peatreener. Salumets, jah. Et kui palju sa temaga üldse suhtlesid selle filmi protsessi käigus või kui üldse? Ma tegelikult tegin, ma enam mäletan, mis aastal see oli, 1900, tegin intervjuud, kus ma rääkisin nendega nagu üks ühele, nii palju meid kätte sain, et mis siis oli, milline elu oli, kuidas, mis kedagi mõjutas ja nii edasi, et seda tausta kätte saada samamoodi Salumetsaga ka. Aga mis puutas, ütleme, näitleja rolli, siis näiteks Mait sihilikult valis selle, et ta nagu üks ühele ei saa kokku. Sest ütleme... Kartis lihtsalt. Ei, see on nagu sihilik valik, et sa ei lase nagu kas siis välisest või mingitest detailidest ennast nagu mõjutada lasta. Sest kui sa oled inimesega koos, siis ta võib hakata mõjutama. Et seda on, ütleme siis Ameerika mandril ka on näitlejaid, kes elavadki teise nahas ja teise kodus, aga on teised, kes valivad selle tee, et nad ei lähe, et nad ei taha, et nad hakkaksid nagu matkima või midagi jäljendama. Et eks see on ka näitlejatel erinevad siis vahendid või instrumendid, kuidas nad seda rolli üles ehitavad või kuidas nad seda teevad. Et jah, ma kokku sain ja rääkisin ja eks see on tore, et kõik mehed mäletavad seda sündmust, kui nemad olid üks kõige olulisem võti. Ma arvan, et neid on kindlasti väga palju, kes ütlevad, et Musting sai asjast täiesti valesti. Ja see laviin tuleb. Aga kas keegi ütles sulle kuskil mingi inteka käigus ka, et ära mind umbes sellises valguses näita või et ära seda sisse pane, et mul mingi viinapits kuskil kaadris käes on, sest et naine ei tohi näha või mingi... Eks seal mingid hoovusi on jah, mida ma jälle ei saa nagu siin kommenteerida, aga jah, ma ütlen, et kõik mäletavad natuke erinevalt seda aega, see on nagu, et minu jaoks oli kõige huvitavam intekas Metstakiga, et keda mina mäletan, kui teleka vahendusel mäletan, üks õudselt suur kuri koll oli, siis ta oli väga lahtise jutuga, rääkis väga, väga erinevaid kirevaid seikasid, ütleme suurest Venemaa turneest ja mismoodi seal nendega nagu käituti, siis mõtlesin, et päris huvitav, et ka poliitikas mu kusjuures. Aga ma arvan, et Kalevi meeskonnast saab, ma arvan, et oleks mõistlik, kui keegi neist kirjutaks raamatu, sest et seda, mida me filmi ei pannud või ei lähe, eks seda nagu omajagu ja ma usun, et kui keegi tahab teha filmist oma versiooni, siis andke kuuma, elu on seiklus. Mul tuleb kogu aeg see nagu siin olles kuuled, mida kõik inimesed teevad nagu vaata, selle kohe süke pärast iga saate tegemist süke, näitlejad suva vaata, need on vist nagu neid ei kadesta marionetid nagu vaata, ise sa tegid just selle Kalevi, selle suure filmi, mis lihtsalt nagu kogu universumi lõite uuesti ja panite mingid suvalised näitlejad kossu mängima ja siis pärast tegite CGI-ga, tegite kõik need siis kauga, nagu mis ma siis üldse... Me oleme siin küsima, kuidas läks. Aga sellega on, sa mõtle selle peale, et siis sa lähed koos sõbraga kinno ja sul see sõber ütleb, ei tea, pask. Ja siis sul hakkab parem mõtled, et näed, ma ei teinud kottigi ja midagi ei ole muutunud. Teie podcast oli palju, või see intervjuud oli palju huvitavam kui see film. Seda ma ootan. Aga mis järgmiseks? On mingid unistuste projekti ka? Ei no järgmine film on praegu on kirjutatud ja otsin rahastust ja tahaks järgmine
järgmine talv äkki, mitte see talv, vaid järgmine talv tahaks Võttesse minna. Okei, kui sul castingu aeg on, siis mäletad, mis sa lubasid? Mäletad, mis sa lubasid? Kusjuures Nõmme Kaljust on see või? Nõmme Kalju või? Film. Seal on Nõmme Kalju, seal on mingi kokaiin, sellest saaks hullu mingi ma ootan nüüd põnevusega, et nüüd ma saan, et see on see spordifilmi režissöör, et ma saaksin pakkumisi, et mingi ujujatest teha ja muid selliseid. Indrek sai püksid. Indrek sai püksid. Lihtsalt siuke, ta läksid kunagi katki. Püksid, kas tal ei olnud mitte see, kas ta ei ujunud full mingi body, ei tal oli full mingi body, mis läks kas selja pealt või kaenalt või ma ei tea kust kurat. Tollal ei olnud, tollal oli ikka spiidod. Ta läksid katki need. Mis augu kaudu ma seda munni nägin? Oli see suur Kalipso või olid spiidod? Ei, aga mis spordifilm, ega see nagu sa pead ikka päris ajad Luurichist on mingi film tehtud, Salumest pidi tulema, Poolakust saaks mingi jälle Malmsten. Jah, Malmsten jälle vist selgelt ja Parukas ja Liimin ise. No kutid, läheme võidame. Teeme selle A. Le Coq Arena valmis. Ei, see kusjuures ühes saates käis läbi, et nagu võigemasti oligi see, et Poolakust saakski teha selle filmi, et kuidas ta peaaegu sai valmis A. Le Coq Arena. Ja siis sai valmis. Aga ei saanudki tegi. Siia maailmast on mingi... See on püsti ju. Ei no on, aga tal on ikka veel osa loožide ees on need prügikotid. Tumbes, et see saab... Ei, võib-olla on valmis, see lihtsalt tundub nii poolik. Seal on lihtsalt inimesi, piletid, vaat Eesti nii väike, et ei müüda täis. See selle peale ei ole mõelnud. Ei, see oli minust tükk aega, et ta kohe saab valmis siis, kui Aivar jälle raha saab kuskil. Kuskil... Ei, Aivarist saaks hea filmi. Kui Sportlandi poleks vist Eesti jalgpalliga. Ja kui kokaiini poleks, siis poleks Nõmme Kaljut. Okei, ja sellega lõpetame. Et siis Nõmme Kalju järgmisena on, see läheb Võttesse. Tavai, intriige täis. Tänks, et tulid. Oi. Saadame kõigile üle vaadata ka kõik, mis sa võib-olla tundusid veits üksed.